Tere kõigile kuulajatele, vaatajatele. Tahan jagada kogemust. Täna käisin väga heal Juristide Liidu koolitusel, mida tegi siis Mario Rosenthal. Ja teemaks oli siis õiguslik argumentatsioon ja loogika. Enne kõik oli see koolitus tegelikult suunatud juristidele, aga üks osa tänasest koolitusest oli väga huvitav enne kõike selles osas, kuidas me kõik igapäevases suhtluses võime mööda rääkida ja valesti aru saada info kontekstist. Ja ma teen teile väikse sellise ülevaate, kuidas on võimalik infot äärmiselt valesti mõista. Me võtame analüüsimiseks ühe lihtsa lause ja selleks on: kui sa rahamasinat ära ei paranda homseks, siis sa saad kinga. Ja kirjapilt on tal siis selline lihtne. Oletame, et teie loete seda kas ajalehest või kuskilt mujalt, ühesõnaga ta on teksti kujul, eks jah. Ja kuidas siis ütleme, seda võib mõista? No kõige tavalisemalt ja esimene mõte on siis see, et keegi ütleb kellelegi, et kui sa ära ei paranda mingisugust masinat süsteemi, siis sinuga töösuhe lõpetatakse, eks jah. Et kui sa ei suuda siis küsimust ära lahendada. Jah, mina ütlen selle peale, et see on ainult nüüd üks võimalik tõlgendus, aga võtame lahti ja võtame väga tõsiselt rohujuure tasandini lahti kogu selle lause võimaliku konteksti. Nii igas võimalikus mõttes, nagu meile siis Mario Rosenthal täna koolitusel rääkis. Esiteks, et võtame siis juba verbaalse häälduse, aga kui ma ütlen teile lause niipidi: kui sa homseks rahamasinat ära ei paranda, siis sa saad kinga. No antaksegi king, eks jah. Aga võib-olla seda saab niipidi võtta, et see, kellele seda öeldi, tal juba oli üks king ja nüüd ta saab teise. Ja, saab ka nii öelda, eks. Nii, siis lähme veel edasi sügavamalt. Aga võib-olla tegemist oli kingavabrikuga. Ja, et äkki oli liinitöötajaga tegemist, kes iga päev laobki kingi ühest kohast teise. Või paneb sinna mingisuguse liimib talla juurde või midagi taolist. Kuidas siis mõista? Võrreldes sellega, mis oli lugeja, ütleme, esimene arusaam asjast. Me juba kaugeneme eks asja sisust. Et esimene tõlgendus võib olla see sama, et kellegi töösuhe lõpeb, no see on ikka katastroofiline sündmuseks inimesele, nii. Aga võtame selle osa, et kui see inimene saab näiteks hoopis kinga, kellele ühte kinga ei olnud, no see on tema jaoks suurepärane, tal on 2 kinga, millega käia. Kolmas variant, et kes on seal kingavabrikus liinitööline, jah. Et tema saab lihtsalt ühe kinga juurde. No, katastroofi mõiste kaob ära, eks jah. Nii, tavaliselt me saame aru sündmustest, kui me asetame selle võimaliku olukorda. Võimaliku, ütleme, äärmiselt tavalisse olukorda. Ma usun, et kõik nõustuvad sellega, et sellist lauset öelduna või lugedes tekib meil esimene ettekujutus, et kindlasti ülemus ütleb alluvale seda. Nii, aga pöörame nüüd olukorra ümber. Kui oleks olukord hoopis see, et näiteks alluv ütleb ülemusele, eks, äärmiselt ebatavaline. Nii, aga võt see ongi nüüd see koht, kus tuleb hakata vaatama seda konteksti sügavamalt. Järgmine asi on äärmiselt oluline suhtluses, millise tooniga seda öeldakse. Et kui me lihtsalt loeme paberi pealt või ekraani pealt, et sellist lauset, siis me ei tea, mis tooniga see öeldud oli. Meil puudub selle osas info. Ja ma ütlen, et siin puhul näiteks ongi üks selline oluline viga, mida tehakse sellistes virtuaalsuhtlustes. Skype'id, SMS-id, Facebook'id, mailid. Me ei näe ega saa aru, mis toonil, ütleme, see info meile tuleb. Ja me teha väga vared järeldused. Täiesti tühja koha pealt võib tõusta tüli. Et toon siis näiteks, aga võib-olla see lause öeldi lõbusas toonis. Ihihi, ahaha, kui sa homseks masinat ära ei paranda, saad sa kinga. Mitte üks alluv ei võtaks sellisel toonil öelduna asja nagu hoiatusena või tõsiselt, eks. Aga võt see ongi hästi oluline, et millise tonaalsusega seda öeldi. Et ka see omab nagu edastatud info puhul äärmiselt olulist mõju. Tooni küsimus. Siis kindlasti ka see, et millises, ütleme, vestlussituatsioonis.
kas seda öeldi lõbusa istumise käigus, oli juba võib-olla veini ja õlut natuke võetud, eks. Ja siis öeldi üle laua selline asi või seda öeldi direktorite koosolekul ja väga oluline vahe jällegi. Mida see info siis nagu lõpuks tähendab, kus seda öeldi? Siis võiks tuua siia veel sellise filtri, et kas seda võidi öelda seoses millegi muuga, mingisuguse eelneva vestluse jätkuks. Seda, ka see puudub, kui seda lauset lihtsalt ekraanist lugeda, eks. Me ei saa teada, mis sellele oli eelnenud. Ja kuni ütleme selline nii-öelda globaalne mõõde, et kas seda võidi öelda vestluspartnerile seoses sellega, mis meil maailmas toimub. Ka siin võib mingisugune tõde peituda, eks ole, nõus. Et võib-olla see rahamasin oligi mingisugune, ma ei tea, abstraktne määratlus, mingisugune masin, mehhanism. Selle video lõpetuseks, mis ma tahan öelda, et kui teile midagi öeldakse ja teie esimene reaktsioon on võib-olla ärritus, siis tõmmake käsi pidurit. Korraks mõelge nagu väga tõsiselt läbi, et just nimelt selliste näidete varal, miks, mis toonil, millise olukorra jätkuks ja nii edasi. Kas oli see lõbus, kurb, tõsine, ametlik, naljatlev, nii edasi, et vaadake neid filtreid või faktoreid, et mida võib üks või teine ütlemine tähendada, on äärmiselt palju. Et ärge tõtake kiireid järeldusi tegema. Ja näiteks seetõttu ka, miks paljud igasugused tülid saavad alguse, mitte ainult õigusprobleemidest ei käi jutt. Ongi see, et me tõlgendame saadud infot või öeldud, kuuldud valesti. Et selliste olukordade vältimiseks väga lihtne soovitus. Küsige üleütlejalt, mida sa täpselt silmas pidasid. Ja kindlasti on vähem probleeme. Ja selliste mõtetega ma siit praegu lõpetan. Aitäh kuulamast.